Oi, teie juba kohal. Tere, mina olen Ott Sepp. Nagu paljud teist kindlasti teavad, ei mänginud mina ajaloolisest draamasarjas Tuulepealne maa. Miks? Sellepärast, et mind lihtsalt ei kutsutud. Tõestamaks, et ma oleksin selles sarjas väga hästi näidelnud, otsustasin teha täitsa enda Tuulepealse maa. Siin ta on. Üle vainude valendava, mahulillede utunevoodi, iga ühel on südamelaul, iga ühel on seisemoodi. Vabadussõda hakkas! Oo, ei! Oi, kui palju! Hurraa! Tuld! Tuld! Kutsun hilisema koju, Me võitsime sõja! Elagu! Ma armastan sind. Sa oled Mats, sina oled linnavurle. Mina lähen nüüd Rootsi. Mine! Nagu nägite, suurt vahet ju ei olnudki. Nii lõpebki minu lugu. Eesti otsib neonatsi. Tere tulemast Tartusse. Noori on siia Ateena keskusesse kogunenud palju. Kõigil silmad säramas ja hinges vaid üks soov saada endale ihaldatud neonatsi tiitel, millega kaasneb 1000 krooni ja unustamatu õhtupoolik koos sõprade ja kõigi vahetusüliõpilastega Tartu Ülikoolis. Kas selleks võiks saada kohalik poiss Karl? Mina peaksin saama Eesti järgmiseks neonatsiks sellepärast, et ma vihkan juute, neegreid, pilusid ja homosid. Ja mulle meeldib lüüa. See on väga tore, Karl. Aga kas sellest ka piisab? Vaatame, mis mõtetega on tulnud siia Andres Viljandist. No mina jäin kahjuks holokaustist ilma. Sündisin sellisel ajal. Ja no kuskilt otsast peab ju pihta hakkama. Ma arvan, et praegu on päris hea võimalus. Selles jutus oli juba särtsu. Aga kas ka kohtunike ees närv vastu peab? Saame näha.
hea televaataja, raske võitlus on algamas. Meie selja taga seisab ka tulevane Eesti otsib neonatsi võitja. Kas te olete valmis? Jaa! Kes tahab saada neonatsiks? Jaa! Kui su vend on homo, kas ta tuleks viivitamatult hukata? Jaa! Ja nüüd kõik koos. Eesti otsib neonatsi! Positsioonil. Positsioonil. Sa oled kohal juba või? Sa kurat, oota, sul püss on või? Oota, ma otsin. Ma panin, oota, ma panin kohe. Kõik on nii segamini, ma siin praegu, et... Nii, vaata, kas sa näed punase seljakotiga tüüp telefoniputka juures? Vot, see on meie oma. Ja temast paremal peaks olema pingi peal siuke heleda ülikonnaga tüüp. Vot, see on ka meie oma. Nii, aga nüüd sihtmärk. See on naine koeraga. See peaks olema nende juures seal kuskil. Ei, oota, see on ka kurat meie oma. Ja, oota, sorry. Nii, just, nii. Noorem tüüp on seal ligidal, heleda peaga. Lase... temal minna, sest tema ei puutu üldse asjasse. Seal peaks olema... nii, väike Hiina poiss, näed. Koos emaga. No sellest said isegi aru, et nemad ei puutu ka üldse asjasse. Las nad alla lihtsalt seal. Nii, aga nüüd tegelikult... oota, nüüd ma saan aru. Teise lehekülje peal mul lihtsalt oota üks hetk. Nii, just seal nüüd üks auto peaks tulema. Või must auto. Vot juht jääb ta ellu. Tagaistmel on üks mees. Ei, naine. Esiistmel on... Ei ole, oota, kuule korra, ma tulen välja. Ma olen siin samas ligidal. Oota, ma saan ise ka aru, mis toimub, sest et ma praegu nagu... Ootad. Nii. Ossa kurat, mis siin toimub. Nii, vaata, kas sa näed mind? Ma olen siin tamme juures Simpsonite särgiga. Läbitan ära. Ära mind lase. Oi, kurat, kui valus veri voolab. Ja minu mäletamist mööda on tema ikka blonde eelistanud. Õnneks tuli mõistus pähe. Ja muide, pärast loosime välja ka veel Toomase püksid, sest no tema jalga need nüüd küll ei jää. Igal juhul palju õnne ja kiibe! Üks hetk. Ärge veel. Üks hetk. Ei, mul lihtsalt tuli üks lugu meelde.
see on lihtsalt, jah. Ei, ühesõnaga. Nemad tulid sinna, või tähendab, meie läksime sinna, sina olid ka ju. Sa olid ka ju seal. Või sa ei olnud. No ei. No jah, ei. Ükskõik. Ühesõnaga. Ei, oota. Jah. Just, täpselt nii oligi. Et tema läks sinna, muidugi, mul läks sassi korraks. Et nemad läksid sinna ja noh, ja siis, et ja noh, siis keegi veel tahtis noh, igatahes, et siis tere, väga hea, et sa said tulla, tule võta istet, sa oled tõesti, ma ei tea, mis ma ilma sinuta oleksin peale hakanud. Lugu on nimelt järgmine. Homme hommikul tuleb üle piiri 20 kilo sultanit. Kust, kelle kaudu seda ma kahjuks ei tea, ainuke vihje, millele ma sain, on see aadress. Sina oled mu ainuke lootus, sest ma tõesti ei tea ühtegi teist meest, kes suudaks nii lühikese ajaga nii kiiresti infiltreeruda. Ma teen selle ära. Õnnestub, siis me võime kõik ülejäänud elu Hispaanias elada. Aga et üks asi oleks selge. Me ei tohi lubada endale mitte ühtegi eksimust. Kui midagigi kahtlast tundub, Rahu, kõik on korras. See on lihtsalt kass. Ma ei teadnud, et sul siin kass on. Ei, mul ei olegi, see on ilmselt mõni hulku. Miks sa ta sisse lasid, siis äkki on haige? Mulle meeldivad kassid, las ta olla. Ei ole haige, vaata, kuidas karv läigib. No mis siis ikkagi võib olla? Kuule, keegi ei käsi sul teda puudutada, oli? Ei, ma lihtsalt ütlen, et mina iga suvalist looma sisse ei laseks. Las ta olla nüüd. Kisu-miisu, kui minema hakkame, siis viskame välja. Kisu-miisu. Vaatame, kas on emane visan. Kuule, ära kiusa kassi nüüd, noh. Oota, kui armas ta on. Kuule, näed, kodukass. Inimestega harjunud. No kuule, küs, mis su nimi on? Nurrikene. No siis on emane, noh. Küll inimesed ikka võivad südametud olla. Nii kui ei meeldi, viskavad tänavale. Olgu, las see kass jääb siis nüüd. Kuule, räägi, kus kohas me kokku saame. Kuuled või? Räägi, kus kohas me kokku saame. Laadung jõuab 6:30 homme hommikul paadiga 3. kai äärde. 2 tükki lähevad vastu, 3 jääb valvesse. Kes jääb valvesse, kes vastu läheb? Meie 8 läheme vastu, sina jääd valvesse, et keegi ootamatult ligi ei pääseks. Nii, siin on plaan. Selle maja katus on parim paik. Siit näeb nii tänavale kui merele. Kui raam on käes, liigume vaikselt autosse ja sina vaatad, et keegi ei jälitaks. Selge? Selge. Vaadake kassi. Nii näljane näost. Annaks vorsti. Tahad vorsti, jah? Aga mul ei ole vorsti.
Aga mul on piima. Piima, tahad nurpiima? Muidugi tahad piima. Nii. Näe. Nii. Joo kohe kõht täis. Või tahad hiirt? Ikka piima maias ma. Teate, mulle tavaliselt kassid ei meeldi, aga see on ilus loom. Teate mis? Jätame ta endale. Keisu-miisu, sul ei ole ju selle vastu midagi. Ega ei ole. Vaata kui tark. Ta just kui saaks mu jutust aru. Hea küll, praegu läheme laiali. Homme hommikul kell 6. Vaat, mis teeb nüüd siis? Situle hakkas raisk. Kuradi kahju, ilus kass. Sorry. Ei ole hullu. Hea küll. Homme hommikul kell 6. Nii, ja pidage meeles. Nii kui midagi kahtlast tundub, teing jääb kohe katki. Ja mehest rääkige, kelle arm ei olnud tark, kuid liialt suur. Kes polnud hõlpsalt kiivas, ent kui süttis, siis muutus pööraseks. Ja kelle käsi, kui rumal hindu, pihust heitis pärli, mis rikkam kui ta hõim. Sind tappes suudlesin. Teed pole muud, kui suren ise, andes sulle suud. Siia tantsupõrandale puusa nõksutama ja jalga taksutama. See rükkis praegu täis oli alles poisike sellel kõrval, mis tuleb nüüd. 2005! Üks hetk! Võimas! Üks hetk, lihtsalt, ma tahaks, tähendab, mul on üks lugu, kohe saate, lähme edasi kohe, lihtsalt üks lugu, kõigile teile! Ei, ikka kõigile teile! Ja siit ta tuleb. Tean küll, oota, ma tean. Anna korra, anna see korra. Jah? Nii. Okei. Ma tean küll, vaat see on see. Ei, see on see. Kas te teate seda? See. Näete, see lõpus on teate seda? Ma mõtlen seda, ma mõtlen seda, vaata see raju, see.
Praeguses koomapalatis alles on jäänud 6 võistlejat, see tähendab 6 isiksust oma soovide ja kapriisidega. Kuidas nad suudavad ühes palatis elades hakkama saada või kes hääletatakse välja täna? Eelmises saates nägime, kuidas Kätlin ja Margo südamed lõid ühes taktis. Kas noorte vahel on tõesti midagi tekkimas või oli tegu lihtsalt spontaanse flirtiga? Liis, kes sattus saatesse puhtjuhuslikult tänu eelkavatsemata liiklusõnnetusele, ilmutas elumärke. Täna saabuvad analüüsid ning saame teada, kas Liis on tõesti koomas või kõigest hale pettis. Viimases saates teenis taas enim vaatajate poolt hääli Janar, kes on juba 2 kuud surnud. Kas esimesi lagunemise märke ilmutav Janar jääb vaatajate lemmikuks ka järgmisel nädalal või peab ta kolima krematooriumisse? Musta hobusena on saates aga tagasi Margus, kes vahepeal toibus ja valmistus haiglast lahkuma. Tänu õnnelikule kokkusattumusele ning arvukate fännide palvetele õnnestus meil koostöös regionaalhaiglaga veenda Margust, et ta osaleks saates edasi ja kasutaks ära oma eluvõimaluse. Tere tulemast tagasi, Margus! Vaata koomapalatit, sest just sina otsustad selle, kes võidab kohtingu Euroopa parima ajukirurgiga. Tähelepanu, saates osalemiseks on vajalik hooldaja või lähisugulase nõusolek. Kandideerimiseks tuleb esitada arstitõend, mis kinnitab stabiilset koomaseisundit. Enne kandideerimist palume konsulteerida oma perearsti või apteekriga. Härrased, reeglid on järgmised. Te alustate keskel. Seljad vastamisi. Minu lugemise järgi astute 10 sammu vastassuunas. Jõudes 10-ni on lubatud oponendi pihta tuli avada. Satisfikatsioon saabub siis, kui üks oponentidest lamab surnult maas. Kas saite reeglitest aru? Palun asuge kohtadele. Üks, 2, Stopp! Mis see oli? Mis see oli? Kuidas palun? Miks te tulistasid? Mis on? Oli jutt 10 sammu pealt. Oli 3 peal alles, no. Ei olnud, 10 oli. 3 oli ju. Oli ju 3. Raudselt oli 3. Oligi 3. Ja 3 oli raudselt. Ai, pagan! Kuule, vabandust, anna andeks, tõesti, noh. Sa lasid mind selga. Ja, minu viga. Anna andeks. Ma ei tunne oma nägu. Ja, teeme kohe uuesti. Kurat, see mees tuleb kohe verekaotusse. Ja, muidugi, minu viga oli, ma tunnistan, teeme kohe uuesti. Ei, ma saan teha küll. Teeme edasi. Hea küll. Aidake mind. Oota. Aidake. Nii, härrased. Minu käsu peale astuta vastassuunas 10 sammu, mitte 9, mitte 11, 10. Ja alles siis võite tulistada, kas saite aru? Nii, palun asuge kohtadele. Üks. Stopp! No mis nüüd siis oli? Üks oli! Ei olnud. Oli üks, no! Oli nagu 10. Hea küll. Teeme korra veel. Ole hea, söö oma puder lõpuni. Ei söö! Kuule, kallikene, taldrik tuleb ilusasti tühjaks süüa. Ma ei taha. Kui sa ei söö, hakkab su kõht korisema. Ikka ei söö. Tead mis? Kui sa selle pudru praegu ilusasti ära sööd, siis sa saad pudelikese sädelevat. See on lihtsalt ideaalne krunt teie perele. Logistiliselt super asukoht, otse kesklinnas, vaade Viru hotellile, ruumi on kõvasti.
Teie tütar saab kõvasti mängida. Kõik on käe-jala juures, mida hing ihkab. Ostukeskused, parklad, kasiinod, ööklubid. Hind on normaalne. 9 miljonit. Nii et igal juhul soovitan. Heino arvab, et meil on midagi tagasihoidlikumat, rahulikumat vaja, ega meie ei ole miljonärid. Jah, ma... Okei. No, üks teile väga sobib variant on meil ka ja väga mõistliku hinnaga. Kõrge miljööväärtus. Siin on ümberringi väga palju kultuuritegelasi. Vaadake ise, selline mõnus, madal, tihe asustus ja infrastruktuur muide areneb väga-väga kiiresti. No nii, ja siin see teie krunt siis ongi. Siin saame teie veresoovid kõik enasti täita. Ja see on surnuaed. No ärge nüüd seda nii mustvalgelt ka võtke, siin on ikkagi suurepärased arenguvõimalused. Keegi pahandab, kui te pidu peate ja noh, kui peaks peenikest peret äkki juurde tulema, siis saame kenasti naaberkruntidele edasi ka laieneda. Heino tahtis hoopis. Tunnete seda männi lõhna? Siin on muide suurepärane levi. Ahah. Ja nädalavahetustel on väga kenad puhkpillikontserdid ja rongkäigud. See on väga kultuurne koht. Ja teie väiksele tütrele on siin viivakast ka juba täiesti valmis. Heino, palun ütle talle ometi. See võib-olla ei ole siiski päris... Ma tean täpselt, mida teie mõtlete. Kui te kirjutate lepingule kohe alla, siis saate tasuta kaasa selle elegantse ilukilbi. No eks lööme siis käed. Suurepärane. Ma võtan veel selle. Ja seadke siis ennast sisse. Noh, nägid, kus ma ta vingerdama panin? Kodu. Plaan 1, duubel 1.